Ma sain üksikemaks teismelisena. Ma ütleksin lihtsalt 17-aastaselt, sest ma pidin põhimõtteliselt ise hakkama saama. Ja pärast seda, kui olin selles suhtes 2,5 aastat, olen ma nüüd jälle üksi. TikToki staar on jahmatava mõrva tellimise uurimise keskmes. Mõjutaja Gabby Gonzalez ja tema isa, Florida advokaat, on süüdistatud poplaulja Jack Avery tapmise kalandamises. Jack Avery on Gabby väikese tütre isa. Uurijate sõnul on see juhtum, kus on mängus salajased maksed, varjatud telefonikõned ja šokeeriv väidetav plaan poistebändi laulja kaduma panna. See on On the Case, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Chris Stewart. Ma lihtsalt sain teada, et mul on vaja ainult iseennast. 5 aastat tagasi oli üksi olemine minu jaoks kõige hullem asi, mis minuga juhtuda sai. Ja nüüd on üksi olemine parim asi. Võib-olla tead TikToki sisuloojat Gabby Gonzalezit. Ta on kogunud suure jälgijaskonna postitades emadusest, pereelust ja igapäevastest hetkedest koos oma tütrega. Aga nüüd on Gabby Gonzalez ja tema isa, Francisco Gonzalez, mõlemad arreteeritud juhtumis, mida politsei sõnul seostatakse väidetava palgamõrva plaaniga. Ja väidetav sihtmärk ei olnud juhuslik inimene. Uurijate sõnul oli mees, keda nad väidetavalt tahtsid tappa, Jack Avery, endine Why Don't We laulja ja Gabby 7-aastase tütre isa. Politsei dokumentide kohaselt ütles Francisco Gonzalez, kes on samuti Florida advokaat, väidetavalt kellelegi, et, tsitaat, odavam oleks, kui Jack Avery oleks surnud. Ja uurijate sõnul ei piirdunud juhtum ainult sõnadega. Need süüdistused ulatuvad tagasi umbes 5 aasta taha, aastasse 2021. Tunnistajate ütluste, pangaandmete ja isegi FBI salajase telefonikõne põhjal usuvad võimud, et Jack Avery vastu üritati tõepoolest palgamõrva korraldada. Selle juhtumi üksikasjad on šokeerivad ning me hakkame kogu lugu lahti seletama, sest selles on pööraseid süüdistusi. Alustame Gabby Gonzalezi isikust. TikTokis esitleb ta end noore emana, kes alles õpib elu tundma. Tal on 7-aastane tütar, kelle ta sai vaid 17-aastaselt. Oma naiselikkuse teekonnal olen kasutanud peaaegu kõiki olemasolevaid menstruatsioonitooteid. Alates sellest, kui mul esimest korda päevad algasid 13-aastaselt kuni tänaseni. Täiskasvanuna, kes on saanud lapse, kogenud raseduse katkemisi ja kaotanud lapse sünnitusel. Nii et olen kogenud kogu naiselikkuse spektrit. Freebleem on aidanud mul oma kehaga paremini kontakti saada. Esiteks. Teiseks, menstruatsioonitooted on naeruväärselt kallid. Menstruatsioonitooted peaksid olema kõigile, kes neid vajavad, lihtsalt kättesaadavad. Need ei ole seda ilmselgelt ja hinnad aina tõusevad. Ja lisaks sellele pannakse peaaegu igasse menstruatsioonitootesse kemikaale, isegi nendesse, mis on märgitud kui mahetooted. Ma olen jõudnud oma elus sellesse punkti, kus ma otsustan selles mitte osaleda. Ja ta räägib avameelselt naiselikkusest, oma kehast ja oma raskustest. Ta on rääkinud ka sellest üksikteismeline ema olemisest. See on see Gabby, keda tema jälgijad tunnevad või arvasid end tundvat. Kuid õiguskaitseorganite sõnul oli sellel loole ka teine pool. Ja väidetavalt algab see kõik ägeda hooldusõiguse vaidlusega tema tütre pärast, kelle isa on Jack Avery. Tema oli poistebändi liige Why Don't We. Nüüd, Los Angelese maakonna prokuratuuri poolt esitatud vahistamisavalduse kohaselt oli Gabby ja Jacki vahel, tsiteerin, pikaajaline hooldusõiguse ja külastusõiguse kohtuvaidlus. Ja selle sama dokumendi kohaselt oli Gabby isa Francisco, tsiteerin, sügavalt kaasatud. Tunnistajad kirjeldasid Franciscot kui inimest, kes oli hooldusõiguse vaidluses väga tugevalt sees ja Avery suhtes vaenulik. Üks tunnistaja ütles uurijatele, et Francisco ütles umbes nii, et, tsiteerin, oleks odavam, kui Avery oleks surnud. See tunnistaja kirjeldas väidetavalt Gonzalezide perekonda kui inimesi, kes olid, tsiteerin, täieliku hooldusõiguse saamisest ja Avery oma lapse elust välja tõrjumisest kinnisiiveks. Aga enne igasugust väidetavat mõrvajuttu ütleb politsei raport, et Francisco pidas Avery vastu kampaaniat. Üks detektiiv kirjutas, et sõnumid Francisco ja eradetektiivi vahel näitavad, et Francisco juhendas väidetavat Avery jälgimist Hawaii'l. Ta saatis fotosid ja isikuandmeid. Ta küsis, kas Avery joob,
suitsetab, on üksi või saab abi, kõike, mida saaks Avery vastu kohtus kasutada. Eraldi suhtluses, mida föderaalsed agendid vaatasid üle, arutas Francisco väidetavalt väiteid, et Averyl oli COVID. Pimiles, me oleme praegu 2021 aastal ja ta väljendas kavatsust Avery vahistada lasta, kui ta ilmub külastusele ning püüdis kaasata kontakti õiguskaitses. Uurijad vaatasid üle ka perekonnagrupi suhtvused. Ühes 2021 aasta 22. märtsi vestluses kirjutas Francisco väidetavalt järgmist. Helista Barkale, kunagi pole liiga vara. Vandeol antud ütluste kohaselt pidasid uurijad seda oluliseks, sest hilisemad tõendid näitasid, et Gabby Gonzalez ja mees, kelle arreteerimist me ei saa veel kinnitada, olid seotud. Selles juhtumis üritati väidetavalt värvata seda isikut, keda võimud tuvastasid kedagi nimega Dustin Barka, et Averyt ähvardada. Praegu ei ole meil selle salvestuse hetkeks kinnitust, et mees nimega Barsa oleks selles juhtumis süüdistuse saanud või kas ta üldse saab. Nii et need süüdistused ulatuvad tagasi vähemalt aastasse 2021. See uurimine on kestnud umbes 5 aastat. Aga kogu selle aja jooksul on Gabby jätkuvalt TikTokis postitanud, justkui midagi poleks juhtumas. Tere hommikust kõigile! Espresso, Not Like Us ja piinava 13. korruse eksperimendi vahel on mu aju. On täiesti pöördes. See lihtsalt laulab sõnu uuesti ja uuesti ja uuesti. Kas see polegi mõte? Kas see polegi ajupesu? See töötab. See töötab. Issada väissi, ma armastan teda. Okei, kuula. Esimestel kordadel, kui ma seda laulu kuulasin, tundus see tõeline gei hümn. Ma ei tea, miks kõiki nii väga huvitab, kellest iga laul räägib. Mind ei huvita. Ma arvan, et lõpuks pole sellel tähtsust. Aga see laul on tõeline hitt. Ma naudin seda täiega. Politseiraporti kohaselt olukord väidetava vandenõuga aina eskaleerus. Tunnistaja ütles uurijatele, et Gabby kordas korduvalt, et tahab Jack Averyt surnuna näha ja arutas palgamõrvari palkamist. See tunnistaja väitis, et Gabby ja üks teine isik rääkisid pimeveebist ja Bitcoini kasutamisest maksmiseks. Ja tunnistaja ütles uurijatele, tsiteerin, Francisco Gonzalez oli rahaallikas. Tunnistaja väitis ka, et kavandatud tapmisest räägiti kui Los Angeleses toimuvast ja tsiteerin, see pidi näima nagu autoõnnetus. Teine tunnistaja ütles uurijatele, et Gabby sõnul oli palgamõrvarile makstud Avery tapmise eest ja Francisco maksis selle eest umbes $10,000. Seejärel tulevad selle juhtumi finantsdokumendid ja need on tohutud. Vandeal antud ütluste kohaselt tegi Francisco Gonzalez 26. aprillil 2021 makserakenduse Square kaudu väidetavale palgamõrvarile $10,000 suuruse ülekande. Dokumendid näitavad, et raha jõudis väidetava palgamõrvari kontole. Seejärel kandis väidetav palgamõrvar 2 eraldi $5,000 suurust summat oma Gemini krüptoraha kontole 4. ja 6. mail 2021. Järgmisel kuul, selle aasta 5. juunil, saatis isik, keda politsei peab palgamõrvariks, väidetavalt Franciscole oma ettevõtte kaudu $4,000 arve. Politsei väidab, et Francisco maksis selle summa hiljem ära. See tehing ilmus Francisco väljanõutud panga andmetes. See väidetav palgamõrvar ütles hiljem uurijatele, et ta ei osutanud tegelikult mingeid veebiarendusteenuseid ja uskus, et arve eesmärk oli, tsitaat, kattevari. Politseiraporti kohaselt ütles väidetav palgamõrvari järeluurimise käigus, et Francisco saatis talle raha, tsitaat, veebiarendusteenuste maksete ettekäändel ning tegelikku veebiarendustööd ei olnud tehtud. Väidetav palgamõrvar ütles ka, et ta suhtles Franciscoga krüpteeritud signaali sõnumite ja kõnede kaudu. Kuid kõige otsesemad tõendid, nagu näib, tulid föderaalagendilt, kes esines tapjana. Föderaalagendid ütlevad, et nad vaatasid üle suhtluse väidetava palgamõrvari ja isiku vahel, kes oli nimekirjas kui Fran G ning kelle telefoninumber oli seotud Franciscoga. Väidetavalt saatis Fran G selles suhtluses koodisõna Bull Run, millele järgnes vastamata audiokõne. Väidetav palgamõrvar vastas, et helistab hiljem samal õhtul ja Fran G andis teada, et on saadaval pärast kella 19:00 idaaja järgi. Seejärel vaatasid föderaalsed agendid üle kõne, milles osalesid Francisco Gonzalez ja salajane agent, kes esines palgamõrvarina.
Selles kõnes kasutas Francisco vandetunnistuse kohaselt kodeeritud viiteid, sealhulgas väljendit Bull Run, viitas varasemale Bitcoini maksele ning arutas sihtmärgi kinnitamist ja makse korraldamist pärast töö lõpetamist. Föderaalsed jälitusmaterjalid näitasid, et väidetav palgamõrvar rahastas krüptovaluuta makseid, mis olid seotud mõrva tellimisega. TMZ andmetel arreteeriti Gabby eelmisel nädalal California osariigis Humboldti maakonnas, mis asub California põhjaosas, kui ta oli lennukile minemas. Seejärel viidi ta üle Los Angelese maakonda ja praegu hoitakse teda seal kautsjonita, nagu näitavad Los Angelese maakonna šerifi osakonna veebipõhised andmed. Ta peab sellel teisipäeval, mil me seda salvestame, kohtu ette ilmuma süüdistatuna mõrva toimepanemise vandenõus. Nüüd tema isa, Francisco Gonzalez, arreteeriti teisel pool riigis, Seminole maakonnas Floridas. See asub osariigi keskosas ja arreteerimine toimus California vahistamismääruse alusel. Seminole maakonna šerifi büroo kinnitas arreteerimise. Francisco jääb Floridasse vahi alla, kuna ta loobus oma õigusest vaidlustada väljaandmist Los Angelesse. Nii, et ta viiakse läänerannikule. Nüüd tahame lisada veel midagi, mis puudutab Jack Averyt. See on midagi, mille me avastasime ja mis meie arvates on väga märkimisväärne. Me leidsime taskuhäälingu, kus Avery esines 2025 aasta septembris. See on Zach Sang Show ja ta räägib sellele taskuhäälingu tegijale loo, mis kõlas tol hetkel lihtsalt pöörase jutuna. 2 FBI agenti ilmusid tema ukse taha ja teatasid talle vandenõust, öeldes, et keegi, tsiteerin, palkas kellegi mind tapma. Me ei ole kindlad, et seal on seos, aga ajastus on kummaliselt kokkulangev. Jack Avery ei laskunud detailidesse selle kohta, millest FBI sõnul see vandenõu täpsemalt seisnes, ega ka selle kohta, kes oli väidetavalt see inimene, kes palkas kellegi tema elu kallale kippuma. Aga me leidsime selle väga huvitavaks. Ta räägib selles taskuhäälingus Gabby Gonzalezist samuti väga soojalt. Mitte nii, nagu räägiks keegi, kes usub, et see inimene võiks üritada kedagi palgata tema elu kallale kippuma. Seega pole selge, kas ta teadis, et FBI uuris Gabbyt samuti selle väidetava mõrva tellimise plaani raames. Meiega liitub nüüd, et sellest juhtumist rohkem rääkida, endine föderaalprokurör ja West Coast Trial Lawyersi president Mima Romani. Alati on hea meel siin Law and Crime'is näha. See uurimine ulatub tagasi aastasse 2021 vastavalt meie käsutuses olevatele kohtudokumentidele. Mida sa sellest ajajoonest arvad? Chris, aitäh, et mind alati kutsud. Ma ei ole üllatunud. Nii et mida sa tahad teha, eriti nende palgamõrva juhtumite puhul või tegelikult iga juhtumi puhul, kus sa esitad süüdistuse vandenõus või sarnases kuriteos, mida pole lõpule viidud. Sa tahad tõesti veenduda, et sul on kõik asjad paigas. Ilmselgelt on viimane asi, mida sa tahad, et keegi tapetakse. Või nagu hiljutiste rünnakute puhul New Yorgi juudi keskustele, et keegi tegelikult pommitatakse. Aga sul peab olema piisavalt tõendeid. Ja kui sa lähed vandekohtu ette, siis sa tead, et see polnud lihtsalt liialdus või midagi väga esialgset, vaid sul on ette kavatsetud konkreetne plaan ja piisavalt tõendeid süüdi mõistmiseks, mis minu arvates siin juhtuski. Ja enne kui me jõuame Gabby Gonzalezi ja selle juurde, milline võib tema vastu olev juhtum välja näha, on endiselt palju, mida me praegu veel ei tea. Francisco Gonzalez. Tema isa tundub, et õiguskaitseorganitel on tõendid olemas, nii kujundikus kui ka otseses mõttes, sealhulgas mõnede tehtud pangatehingute kohta. Tundub, et on inimesi, kes on andnud ütlusi, et ta arutas palgamõrvari palkamist. Sul on kindlasti oletatav motiiv, lähtudes juba sellest hooldusõiguse vaidlusest, mis on kestnud juba mõnda aega. Mis sulle selle juhtumi puhul silma jääb, mis võiks olla tema jaoks oluline, mis on selle asja tuum ja kuidas prokuröride sõnul tõestada, et ta üritas palgata palgamõrvari või tahtis tappa Jack Averyt? Jah, see ei ole ilmselgelt haruldane, et hooldusõiguse vaidluste puhul esineb vägivalda või vägivalla ähvardusi. Kellelegi, kes seda vaatab, ei ole keegi olulisem kui tema enda laps. Ja tead, ma võin tuua näiteks oma naise. Tema esindab kasulapsi. Ja ma võin öelda, et mõned neist istungitest lastekaitsekohtus on hullemad kui kõige raskemad kriminaalasjad, mida ma olen käsitlenud, kus keegi saadetakse kogu eluks vangi. Ma mõtlen, sa võtad kelleltki tema lapse ära. Nii et me oleme ikka ja jälle näinud juhtumeid, kus keegi tapab oma abikaasa, endise abikaasa või üritab seda teha hooldusõiguse pärast. Aga me oleme näinud ka mõnes kõrgetasemelises juhtumis, kus vanemad on sekkunud, sest nad on ju vanavanemad ja tunnevad selle vastu tugevalt. Tõenäoliselt Dan Markelli juhtum Floridast, mida me siin Law and Crime'is põhjalikult kajastasime,
oli ilmselt kõige hiljutisem ja kurikuulsam näide sellest. Aga pole haruldane, et ka vanavanemad või abikaasa vanemad on kaasatud, mida me siin praegu näeme. See on huvitav, sest üks väidetavatest inimestest, keda peeti palgamõrvariks või kelle palkamist selles juhtumis kaaluti, räägib $10,000. Ma arvan, et see oli umbes $10,000, mis selle väidetava mõrva eest maksti. Ja siis on tunnistaja, kes ütleb, et see oli mingisuguse veebiarendustöö eest, mida tegelikult kunagi ei tehtud. Kui sa ehitad sellist juhtumit, siis prokurörina on oluline tõestada, et näed, raha läks siia, aga see ei olnud selleks, milleks seda väidetavalt kasutati. Kuidas see mõjutab lugu, mida sa žüriile räägid, kui asi üldse sinna jõuab? Nii et Chris, neid juhtumeid ehitatakse peamiselt 3 viisil. Tavaliselt kasutatakse kõiki 3. Loomulikult pealtkuulamised. Kui sul on süüdistatava enda sõnad, siis on see ju abikseks. Tekstisõnumid, salvestatud telefonikõned. Siis järgmine parim asi on salajane agent. Selles juhtumis on meil FBI agent, kes esineb kellegi teisena, kes võiks selle mõrvaga aidata. 3., mis on endiselt kasulik, aga mitte nii kasulik kui esimesed 2, on koostööd tegevad tunnistajad, sest neil inimestel võib olla motivatsioon valetada, et ennast päästa. Tead, mõnikord on neil endal kriminaalne taust. Neid saab ristküsitluse käigus usaldusväärsuse kahtluse alla seada. Aga peamiselt sellepärast, et kõik see toimub suletud uste taga, on need 3 peamist viisi, kuidas selliseid juhtumeid üles ehitatakse. Ja vastuseks su esimesele küsimusele, ilmselt on see põhjus, miks selleni nii kaua aega läks. Mis selle aja jooksul juhtub? Sest kui sul on 5 aastat keegi, kes on valmis maksma raha, et kedagi tappa, ja ilmselgelt see hooldusõiguse küsimus kestis ka väga pikka aega, mida õiguskaitseorganid teevad, et tavada, et see inimene seda tegelikult ei teeks? Jah, ma mõtlen, see on tõesti parim küsimuseks. Me oleme näinud ka teistes juhtumites, kus õiguskaitseorganid on liiga kaua oodanud ja mõrvar või potentsiaalne mõrvar on vabaduses. Tead, sina ja mina oleme rääkinud näiteks Davidist, kus keegi leiti surnuna septembris ja arreteerimiseni kulus palju kuid ning inimesed olid selle suhtes kriitilised. Ma arvan, et see on samuti õigustatud kriitika. Loomulikult tahame, et õiguskaitseorganid teeksid kõik õigesti. Aga kui kuskil on keegi, kes võib olla potentsiaalne tapja ja sa lased tal mõrva või palgamõrva toime panna, siis see on õiguskaitseorganite jaoks tohutu probleem. Teisalt võib viivitus aidata ka kaitset. See võimaldab neil väita, et vaadake, ma olin tõesti endast väljas. See oli keset hooldusõiguse arutelu, me lihtsalt liialdasime. Tegelikult polnud mingit päris plaani teda tappa. Ma lihtsalt ütlesin, et ma loodan, et ta sureb ja ma ei jõua ära oodata, et keegi ta tapaks. Ilmselgelt ei ole see kaitse seisukohalt parim olukord. Aga kui sa saad väita, et 5 aasta jooksul tegelikult midagi ei juhtunud, siis see võib kindlasti žüriile korda minna. See on huvitav, sest Gabby Gonzalez, ta on ilmselgelt TikToki ja sotsiaalmeedia kasutajate seas tuntud. Ta on üks neist mõjutajatest, kellel on päris suur jälgijaskond. Ja nende arreteerimisdokumentide põhjal, mis meil tema isa kohta on, tundub, et väidetakse, et ka tema oli selles vandenõus osaline, et ta tahtis oma tütre isa surnuna näha ja oli sellega nõus. Neid süüdistatakse selles, et ta läks kaasa sellega, mida tema isa tahtis teha ja maksis raha, kuid ei paista, et just tema oleks selle eest raha maksnud. Võib-olla ütles ta, et ta tahtis, et see tehtaks, aga vähemalt praegu olemasoleva info põhjal ei paista see tõendatud olevat ja näeme, millised tõendid tema kohta Californias välja tulevad. Aga tundub, et neil ei ole tema kohta samasuguseid tõendeid nagu tema isa puhul. Mida tuleb sellistes juhtumites tõestada, kui räägitakse vandenõust, et see pole lihtsalt keegi, kes ütleb, jah, ma tahaks, et see mees oleks surnud, vaid et nad tegelikult tahtsid selle ellu viia? Jah, vandenõu puhul tuleb tõestada mitut asja. Ebaseaduslik kokkulepe 2 või enama inimese vahel. Ja sa pead tõestama ka konkreetse teo, midagi tõeliselt olulist, mis aitab sellele vandenõule kaasa, eks. Nii et ilmselgelt on igasugune makse või katse palgamõrvarile maksta piisav, aga sul on õigus. Siin võib tekkida väga huvitav dünaamika, kus keegi nagu Gabby näiteks võib väita, et ta ei teadnud midagi ja öelda, et vaadake, see oli kõik isa tegu. Ja seal võib hakata näpuga näitamine. Ja taas, kui minna tagasi selle juhtumi juurde, mis sai palju tähelepanu, siis paljudele esitati süüdistus. Dan Markelli juhtumis olid selles kaasatud palgamõrvar, abikaasa ema, abikaasa vend, venna tüdruksõber. Kõik anti selles juhtumis kohtu alla, välja arvatud abikaasa, kellel tegelikult oli kõige rohkem võita,
kui isa oleks hooldusõiguse vaidluses surnud. Nii et on täiesti võimalik, et mõned pereliikmed andsid käske ja olid kaassüüdlased ning Gabby ei teadnud sellest midagi. Tead, see saab olema huvitav, esineda siin ühisrindena ja öelda, et mingit vandenõu ei olnud, see oli liialdus ja ühtegi konkreetset tegu ei tehtud, kaitsta seda ühiselt. Või kas Gabby osutab süüdistavalt oma isa poole, mis oleks potentsiaalselt, tead küll, ilmselgelt midagi, mida oleme varem näinud, aga kindlasti olukord, kus ühtset rindejoont ei oleks. Ja see oleks tema isa jaoks üsna kahjulik. Tead, ja ma mõtlen, et on nii palju lugusid, millest me räägime, kus sa hakkad kahtlustatava puhul mõtlema, kuidas sa jõudsid oma elus sellesse punkti, kus sa tahaksid midagi sellist teha, olenemata kuriteost. Aga nende palgamõrvade puhul, mida mina olen näinud, tundub alati, et neid on nii raske läbi viia. Ja see on hea, et neid tegelikult tihti läbi ei viida, aga nii paljud inimesed teavad vandenõust ja on inimesi, kes võiksid potentsiaalselt minna ja politseiga rääkida. Nagu selles dokumendis, mida me praegu vaatame, on 2 või 3 tunnistajat. Ühes neist öeldakse, et ta tahtis, et see näeks välja nagu autoõnnetus. Ma mõtlen, need detailid, mis välja tulevad ja kui korrakaitsetel on nii palju inimesi, kes nendega räägivad, siis prokurörina, kui paljudesse erinevatesse suundadesse sa saad minna. Sest tundub, et see polnud eriti suur saladus nende inimeste jaoks, kes väidetavalt FBI-ga rääkisid. Ma mõtlen, see on selge, eks? Kui sa räägid võõraga mõrvast ja see võõras osutub FBI agendiks, siis sa kindlasti ei ole maailma kõige nutikam kurjategija. Aga me oleme seda ikka ja jälle näinud, kus inimesed teevad rumalaid asju ja loovad ise tõendeid, mis neid süüstavad, eks. Ja olenemata sellest, kas nad räägivad mõrvast või palgamõrvast oma sõpradele või lähedastele, need kõik on potentsiaalsed tunnistajad. Vaata ja kui FBI kohale ilmub, siis inimesed kipuvad rääkima. Ja tundub, et just nii siin juhtuski. Sul on nende siseringi liikmed, kes annavad tunnistusi selliste asjade kohta, nagu sa ütlesid, see $10,000 suurune makse, mis oli veebiteenusteks maskeeritud, aga ta ei olnud ju kunagi veebi arendaja, eks. Ma mõtlen, see oligi mõeldud selleks, et varjata raha päritolu, eks. Või sul on keegi, kes on salajane agent, eks. Või võib-olla on sul rohkem tõendeid. On ilmselge, vaata, me oleme selle juhtumiga alles üsna alguses, aga ma eeldan, et kui keegi arreteeritakse teises osariigis ja hoitakse ilma kautšerita, siis on siin palju tõendeid ja see inimene ekstraditeeritakse Californiasse. Ja kui sa räägid sellistest vandenõudest, siis vähemalt California seaduste järgi võib karistus olla sama pikk, nagu oleks vandenõu eesmärk täide viidud. Need on juhtumid, kus karistus ulatub 25 aastast eluaegseni. Need on Californias väga tõsised asjad. Ainult sellepärast, et sa ise päästikut ei vajuta. Ja see pole mõrvakatse, ei taha ma, et vaatajad arvaksid, et vandenõu süüdistus on kuidagi vähem tähtis kui see. Ja mis on kaitseadvokaadi tavapärane lähenemine sellistes juhtumites? Sest ma arvan, et Francisco Gonzalese puhul hakatakse neid dokumente näitama. Nad hakkavad näitama Bitcoini makseid, mille kohta nad ütlevad, et neil on olemas. Nad hakkavad näitama mitte ainult seda, et oli kavatsus hooldusõiguse vaidluse ja tema tehtud avalduste tõttu, vaid tundub, et on olemas ka sellised kviitungid. Kuidas kaitseadvokaat sellele vaatab, kui kõik see on tegelikult lubatav ja läheb edasi? Kuidas sa seda kaitsed? Jah, Kris, ma arvan, et kui sa oled Francisco, siis sul on 3 võimalust. Ma ei usu, et sa saad tingimata oma tütrevere näpuga näidata, kuigi ma arvan, et kõik on võimalik. Aga kui sa lihtsalt kaitsed seda otse, siis esimene viis oleks öelda, et mingit ebaseaduslikku kokkulepet ei olnud, eks. Ma mõtlen, et vandenõu jaoks on seda vaja. See ei saa olla ainult ühe inimese asi. See on üks viis seda kaitsta. Mingit kokkulepet ei oleks. Teiseks, isegi kui mingi arutelu oli, siis sa võiksid proovida väita, et vaata, see on lihtsalt liialduseks. See on tuline hooldusõiguse vaidlus. Tead, inimesed, kes elavad teises osariigis ja kui sa ei näe oma last ja me räägime 7-aastasest lapsest, siis see ajab inimesed hulluks. See ei tähenda, et nad tegelikult lähevad ja kavatsevad kedagi tappa, eks. Ja lavastavad selle õnnetusena või kuidas iganes prokuratuur väidab. Või siis tead, 3. võimalus, kui sa ei saa kumbagi neist 2 kasutada, siis sa pöörad teise suunda, lähed täiega peale ja ütled, kuulge, see oli provokatsioon. Tead, tegelikult polnud mingit kavatsus seda teha enne, kui võimud sekkusid ja sundis kedagi haavatavas seisundis maksma, eks. Nii et ma arvan, et see olekski viis, kuidas sa seda kaitseksid. 1, 2, 3. Kokkulepe, liialdus ja provokatsioon, kui sa oled siin kaitsja. Gabby isa arreteeriti Floridas ja ta teeb praegu, kui me seda teisipäeval salvestame, oma esimest kohtu ette astumist.
mis saab edasi selles protsessis, kui ta tõenäoliselt tuleb tagasi Californiasse, et süüdistustele vastu astuda? jah, järgmine samm protsessis on väljaandmine. Tavaliselt on Florida kohtuistungil ainus küsimus isikusamasus. On ilmselge, et on olemas vahistamismäärus ja põhiseaduse täieliku usalduse ja tunnustamise klausli alusel peavad teiste osariikide kohtunikud neid määrusi austama. Nii et tegelikult on Florida kohtunike küsimus. Kas see Francisco Gonzalez on sama isik, kelle nimi on California vahistamismääruses? Kui jah, siis kubernerid kirjutavad väljaandmisele alla ja Francisco tuuakse siia Californiasse, Los Angelese maakonna ülemkohtusse ning ta peab siin süüdistustele vastama. Kuidas see mõjutab ka tema tütre juhtumit? Kuidas need ajajooned omavahel põimuvad, kui sul on kaks juhtumit, mis on seotud, aga siiski eraldiseisvad? Nii et küsimus on, kas need liidetakse või eraldatakse? Tavaliselt taotleb kaitse eraldamist, eriti Gabby juhtumi puhul, eks. Siin võivad olla vastuolulised kaitseversioonid. Tead, prokuratuurile meeldib mõlemat juhtumit koos kohtusse anda. See aitab neid halvas valguses näidata ja toob juhtumisse rohkem tõendeid. Ja vandekohtunikel on tõenäoliselt raskem mõlemat õigeks mõista. Nad võivad vähemalt ühe süüdi mõista. Tavaliselt tahab prokuratuur neid juhtumeid ühendada ja kaitse soovib, et need lahutataks. Tavaliselt, eriti selliste raskete kuritegude puhul, eraldavad kohtunikud juhtumid ja lubavad neid eraldi arutada, sest kui 6. paranduse alusel tekib süüdistatava suhtes mingisugune eelarvamus, siis tahetakse pigem ettevaatlik olla. Eriti sellise juhtumi puhul, mis tõenäoliselt liigub edasi ja jõuab apellatsioonini. Jah, ja näeme, mis edasi saab. Ilmselgelt on tegemist šokeerivate süüdistustega, mis puudutavad mõningaid inimesi, kes on muusika ja sotsiaalmeedia maailmas üsna tuntud. Endine Federal Prokurör, West Coast Trial Lawyersi president Nima Rahmani. Alati on hea sind Law and Crime saates näha. Aitäh täna meiega liitusid ja sellest teemast rääkisid. Aitäh, et kutsusid mind, Chris. Loodan varsti jälle tagasi olla. Sellega ongi kõik saatest On the Case, mida esitleb Law and Crime. Tellige meid YouTube'is ja Spotify's. Nüüd oleme ka Peacock'is saadaval. Mina olen Chris Stewart. Kohtume järgmine kord.